Tervist, mina olen Mati Tund ja tänases Elukooli tunnis ma näitan teile, kuidas teha koduveini. Tere tulemast mu fucking elukooli! Nii, ja esiteks siis õunad. Õunad leiate oma lähima vanaema käest või siis kui teate head õunaraksu, kus neid saada. Ja ma näitan teile ära siis, et proovime korjata selliseid õunu, kui mingi väike ussiauk on, see ei ole hullu. See sobib täitsa, peaasi, et mädant ei ole. Nagu näiteks see siin. Selline mädantõun, sellist me korvi ei pane. Ja kindlasti ärge laske ennast petta õuntest, mis on juba puu otsas mädanenud. Nagu te näete siin. Väga kole. Nii, ja veini jaoks soovitan kindlasti korjata siuksed magusaid ja valmis õunu, mitte aga selliseid rohelisi. Jep, see on roheline. See ei ole valmis. Ja nagu te teate, on maas enamasti kõik õunad ussitanud või mädanenud, seega tuleb minna puu otsa ja raputada õunad alla. Nii, ja et kõrgemalt õunu kätte saada, selleks soovitan kasutada redelit. Hello darkness, my old friend. Nii, ja järgmiseks tuleb teha õuntest mahl. Selleks peseme õunad ära. Nii, ja kui õunad pestud, siis järgmiseks tuleb õunad purustada. A few moments later. Ja nii, kui teil on saanud kõik õunad purustatud, nagu te näete siin, siis on aeg mahl välja pressida nendest. Ja siis järgmiseks panete veel need asjad peale ja saategi alustada pressimisega. Ja muidugi enne on teil vaja anumat, kuhu kõik mahl panna. Ja poest saate osta neid näiteks, siis saate mingi plastikust või siuksed või teistsugused, aga võt selliseid originaalveininõusid saate ainult hästi varustatud vanaema käest. Nii, aga hakkame pihta. Värske õunamaht see näe. Ja alustuseks umbes võib kuskil 2-3 kilo suhkrut panna. Ja siis kui ta käärimis lõpetab, siis veel lisada juurde. Või siis lõpupoole maitse poolest lihtsalt panna. Aga kindlasti segage korralikult läbi suhkur.
Ja siis võite panna toitesoolad. Toitesoolad on vajalikud pärvrakkude paljunemiseks. Ja lõpuks siis paneme peale vesiluku. Või siis, kui vesilukku ei ole, siis sobib ka tavaline kummikinnas, kuhu teete ühte sõrme augu. Ja siis kõige lõpuks panetada kuhugi soojemasse ja kuivemasse keskkonda. Ja peitu vanaisa eest. Nii, ja umbes 2–4 nädalaga peaks vein valmis saama. Siis saate selle villida pudelisse ja siis juba saategi sõpradega bussijaamas seda nautida. Ja sellega võtakski tunni kokku, nagu alati, kodusid tööd ei jää. Ja vaadake meid ka jälle järgmises osas, kus ma õpetan teid puskarit tegema ja kanepit kasvatama. Mina tänan!